Inimene vajab korduvalt elus enesetõestusi. Üks nendest paljudest on soov tunnetada kiirust ja olla sellest üle. Võimaluse selleks on andnud tehnika, mis pidevalt areneb ja praeguse seisuga veel piire ei tunne. Järgnevad minutid veedame automaailma väikesi jõe ühes tilgakeses, millel on oma teekond. Andres Napp ja autoralli on seos, mis alanud 1987. aastal ning ootab järge ka käesoleval aastal. Enne veel aga, kui tuleme tänaste plaanide juurde, heitkem pilk ajaloole. 1987. aastal tagati koos Mati Hoppensteiliga pääs esiliigasse. 88. aastal jagati koos Ain Sõrdiga Aravete kolhoosi all Lada 2105. Õige pea tuli aga lehekülje vahetus. 1989. aasta ja suur kolimine Kundasse. Andres Napp alustas uue peasponsori Eesti Tsemendi toetusel koos Anto Kuslapiga Lada 2101 ning avahooajal ootasid ees esikolmiku kohad Põlvas ja Saaremaal. Eesti Tsemendi rallitiimi teekond oli alanud. 1990. aastal sõideti juba samala 1300-ga. Oma klassi paremikus jätkati nõnda 1993. aastani. – 1993. aasta. Andres Nappi viimane hooaeg koos Anto Kuslapiga algas jaanuaris Kunda tehase rallitiimi sõidust kodunt Otepää rallil. Vahepeatusel Tartus Pikkus Racing tiimi boksis sai teoks auto viimane test. Seisukord oli hea, kuid siiski kasutati ära kogenumate tehnikute ja kompuutri abi masina veelgi paremasse korda seadmisel. Siin aga siis Otepää 1993. aasta ralli ise. Andrese vend Tõnu Napp koos Rein Reinsaluga oli seekord konkurendiks. See aga taas Andres Napp ja sellel rallil oli ta kindlalt esikuuikus. Auto liikus hästi. Sama kevad ja Eurostopi rallisprint. Andres Napp seekord reeglitepäraselt roolis üksi ja pöidlahoidjad ootasid kõrget kohta. Ka konkurendil oli nagu tavaks samuti jalg kõvasti gaasipedaalil kinni, kuid autospordis juhtub seda tihti. Andresel osutusid taas õnn ja oskused kokku sattuvaks ning taskus oli sellelt sõidult hea tulemus. Rallisprint Eurostop 93, absoluutarvestuse 3. Andres Napp. Livonia 93 rallit toimus Võrus rallisprint, kus Andres Napp sai 2 esimese sõiduga kirja 3. tulemuse. Võistlus kulges üliedukalt, kuid alati me ei lähe nii nagu plaanitud. Nii ta läks, aga siiski saadi auto Võru ralli ajaks taas korda ning enda klassis võeti esikoht.
1994. aasta algas Annex rallitiimile Kunda ralli korraldamisega, millel kõrvalt võistluses Andres Napil endal veel uue 1600 Lada Samaraga 4. koha väljasõitmiseks jõudu jätkus. Suvistes tingimustes sõitis Andres Napp järgnevalt välja 3. koha Tabasalu rallisprindil, kogemusi selleks ajaks juba 7 aastat. Õige pea oldi aga taas tagasi Tabasalus, seekord alustati siit Vana-Toomast 1994 autoralli asfaltkatsega. Andres Napp koos uue paarimehe Üllar Rangaga said ralli kokkuvõttes 3. koha. Aasta üldse tõi neile aga Eesti meistritiitli selles klassis. 1994. aasta hea vormi näitajaks olgu ka uudislugu ETV spordiuudiste arhiivist, siis alustas ka tänane tippsõitja Marko Märtin. Esiviisikus oli kõik selge, Aavo Pikkuusile järgnes soomlane Jari Pollari, siis 6. ja 7. ehk A1600 klassi võidu eest alles sõit algas. Andres Napp võitis 9. katsel Marko Märtinit sekundiga, järgmisel kiiruslõigul andis juba 3 tagasi. Erilise soos oli ka Märtin eelviimasel katsel, kus ta Nappi edestas juba 11 sekundiga. Viimasel katsel oli taas kiirem Napp ning võttis võidu poisikese ohtu Marko Märtini ees. Siin aga näha, et mõned edusekundid tuli Andresel loovutada tänu tühjale rehvile. Aasta 1995 algas Andres Napile koos venna Tõnuga tiimi uue ajajärgu ootes. Jaanuaris harjutati koostööd Samara 1600-ga Võru talverallil. Klassis võeti esikoht, kuid pilk oli suunatud juba hoopis teisele tasandile. Läbirääkimised käisid Soomega uue enam konkurentsivõimelise võistlusauto ostmiseks. Ka mehaanikute töös oli märgata energilist ootust. Vendade Nappide koostöö näis sujuvat, kes küll aga oleks osanud arvata, et just see Võru ralli jääb vendadele Andres ja Tõnu Napp koos sõites viimaseks. – 1995. aasta aprillis saabuski oodatud võimas 330 hobujõuline A-rühma Ford Sierra Crossford Kundasse. Avastardile pidi aga eelnema auto 3-nädalane vahepeatus Tallinnas Fordi keskuses näitusel. Raskes olukorras tuli Andresele appi avastardiks oodatud Neste rallile uue paarimehena Jaak Paim. Ralli start oli Tallinna hipodroomil, kus 1000 pealtvaatajad said hea võimaluse jälgida autosid ning võistlejaid kogu kiiruskatse distantsi ulatuses. Vaikselt mõeldi aga tulevale 1996. aastale. Plaaniti autot kohendada, vaadata kõik otsast lõpuni üle, et ei oleks tehnilisi probleeme. Loogiline oli see, et võimsa ja uue autoga oli veel harjumist mõnda aega. Eriti raske oli loomulikult algus ja esimesed kiiruskatsed. Katse-katsel koostöö aga aina paranes ning vaatamata mitmele tehnilisele viperusele lõpetati ralli oma klassi 6. kohaga.
ei tule nii lihtsalt. See on tõsine töö ikka siin metsa vahel suurte kiirustega sõita. 3 katset on selja taga, milline kõige paremini välja tuli? Võib-olla kõige esimene, kõige laiem ja kõige lihtsam. See oli sõit kodus, nüüd aga rahvusvaheline Poliisi VTV-ralli Soomes. Kundatehtaat on ilmoittanut tämän eestiläisparin Andres Napp ja Jaak Paimi ja tällä 4x4 Sierralla 9 pohjista. Ekipaasi Napp Paim potentsiaal jäi seekord siiski realiseerimata. Avakatsel, asfaltkatsel jäi maksimum rehvide taha, kuid teisel katsel hakkas kõik sujuma kuni juhtus midagi analoogilist, mis selle Soome ekipaasiga. Kodustest sõitudest võeti osa veel Põlva rallist, taas mahukad ettevalmistused, ent Poolteel ja Rikke röövis võidusõidu šansid juba avakatsel. Siiski esimene hooaeg võimsal A-rühma Fordil osutus kasulikuks, pidades silmas 1996. aasta hooaega. Praegu ja antud ajahetkel vestleb meie presidendiga. Kõik võivad seda alates kella 5 käiselt. Uus hooaeg algas vastavalt ilmaoludele talviste jääraja sõitudega. Kõigepealt Finest Cup 1996. Ja siin taas lõik Eesti Televisiooni arhiivist. Andres Napp, kas oled uue Ford A-gruppi Sierraga harjunud? Noh, ei saa öelda, et täielikult harjunud, aga küllalt hästi tuleb välja, midagi öelda olen. Praegu oli tulemus kehva selle poolest, et mootor on nii uus ja värske, et ta ei liikunud kõige paremini. Kuidas sa võrdled N-rühma ja A-rühma autosid? Nagu öö ja päev? No, ütleme, mõnes kohas on isegi ennil eelis isegi, sellepärast, et turbopiirangud on peal ja oleneb, kuidas rajaga sobib kast ja ülekanded, nii et aga noh, A-rühma auto on rohkem nagu ralliauto moodi, sest on käigud tihedamad ja kohati see võimsus annab väikse eelise. Rallimaailmameistrivõistluste esimestel etapil Rootsis olid sa kohal, aga ei startinud. Kas esimene start ei siiski tegemata finantspõhjustel? No juhtus jah niimoodi, et kõik oli niimoodi sääditud, et tuleb otsaga kokku, aga ei olnud eelarves sees istmete ja rihmade kulutus, see oleks läinud alla 30 000 ja me ei suutnud seda raha kusagilt tankida. Ja kus teid järgmise stardi? Ilmselt kodu lumeradadel, siin tuleb Võrus ja Viljandis tulevad lumerajad ja EK rallil. Eelmine hooaeg sul praktiliselt ebaõnnestus. Kas olid hooaja lõpus löödud mees? No võitleme, muidugi olime löödud kõik, kes selle nimel tööd tegid ja praegu võitleme, investeerime autosse ja saigi nüüd selle Rootsi ralli jaoks teha uus mootor, et oleks lõpetamise garantii maksimaalne. Aga noh, see läks nüüd vett vedama ja muidugi eks tehnika jääb siis kevadeks järgi. A-gruppi auto on veel Raido Rüütel, kas Rüütel on sinu jaoks kõva konkurent? No siin on väike vahe, ütleme, üks on ütleme juba 5 aastat vana A-gruppi auto, teine on vähe uuem, nii et see tehnika vahe on väga suur ja Rüütel on kindlasti väga suur konkurent. Kas on plaanis ja kas on võimalusi ka vahetada Ford Sierra mõne uue modifikatsiooni vastu? No oleneb jälle finantsseisudest, aga kõik me teeme selle nimel tööd, et ise arendada, tehnikat arendada uuemaks ja töö käib selle nimel. Kogu aeg me uurime, mis kus ja kuidas maailmas toimub. Lõppeööldus, kuidas tänase sõiduga rahul jäid Finest Cupi sarjas?
no esimest korda naelkummiga suure autoga jää peal olen ise rahul. Muidugi arenguruumi on ja oleks saanud kiiremini sõita, aga esimese selle lühikese sõidu kohta on normaalne. Spordiklubi Nex hooaeg 1996. Roolimees Andres Napp, kelle vanust 30 aastat ja kaardilugeja Jaak Paim, kelle vanust 40 aastat. Tegevad on mehed autospordis kokku 2 peale 16 aastat. Aastateks 1997–99 peeti plaane osta uus konkurentsivõimeline ralliauto, et olla võitjate hulgas. Parimad pakkumised tulid Mitsubishilt, Fordilt ja Subarult. Autode hinnaks 2,1–3,6 miljonit krooni. Alternatiiviks oli Ford Sierra Crossforti ümberehitamine Ford Escort Crossfortiks. Kõik ei läinud aga nii nagu plaanitud. Võistlussõitudel tekkis paus ning täna 2003. aastal oleme koos Andresega tema kodukandis Haljalas ja uurime, kuidas on möödunud vahepealsed aastad. Vahepeal on saanud 0 autot käia sõitmas, et natukenegi rajaga tuttav olla ja ikka siis võimalused piiravad ära, kui vahepeal sai ju oma firmat pidada siin 2 töökoda, et jõuab oma rahakoti pealt sõita, aga kuna nende automaale toodjate ja nende esindusi on nii palju, siis jäi minu jaoks see turuosa kitsaks. Ei tulnud ka seda pidi välja. Tänaste plaanide kohta rääkis Andres aga järgmist. Sisuliselt ütleme, hetkel käime tööl ja vennasega 2 peal ehitame uut töökoda, millel on veel põhimõtteliselt põrandvalade ja lõppjärgus, et päris kindel plaan kohe sõitma hakata. Aga nüüd millise tehnikaga, see sõltub kõik põhimõtteliselt toetatud rahakotist. Loomulikult on tipptasemel autoralli kallis ja seetõttu ollakse valmis alustama ka tagasihoidlikumalt. Samas on Andres oma kogemustes kindel. Meie üritused on üldjuhul korda läinud ja samas on aastate pikkune kogemus, et selliseid lihtsamaid näpukaid mitte läbi lasta, eks ole, juhtub ju kõigiga, eks ole. Niisiis, teekond, mis videopildis mõni hetk tagasi alguse sai, on veel lõpuni sõitmata. Aeg on teha uusi pöördeid.